Tead ju Wranglerit küll, muidugi tead, kõik teavad Wranglerit. MacGyveril oli selline, Jurassic Parki filmis oli selline, siis on antud sõiduk üles astunud sellistes linnateostes nagu näiteks Dukes of Hazzard, siis Lara Croft sõitis ühes Tomb Raideri episoodis sellise autoga, siis on see ka tagasi tulevikufilmis oma nägu näidanud ja veel mustmiljonis erinevas linnateoses ja telesarjas. Ja kui päris aus olla, sõideti maailma kõige esimest Camel Trophy't 1980. aastal ka just nimelt toonaste CJ-dega. See on Wrangleril õnnestunud sellepärast, et esiteks on tegemist täiesti ikoonilise autoga juba sünnist saadik ning teiseks tähistab Wrangler sellel aastal oma 80. juubelit, mis tähendab seda, et Wrangler on olnud põhimõtteliselt terve eluaeg meil kusagil olemas. Ja mis siin salata, selle käigus on ta ka võib-olla korra poeginud, sest kuidas muud moodi seletada Renegade'i väga äratuntavat nägu. 80. juubeli aasta on toonud endaga kaasa ka mõned muudatused. Üks on see uhke tähis, mis siis kinnitab, et tegemist on just nimelt selleks aastapäevaks toodetud erimudeliga. Ja siis on ka veel see uudis, et nüüd on Wrangler saada pistikhübriidina. Ja selle jaoks ilma igasuguse tseremooniata on siia auto külje peale tehtud selline suur luuk, mis ei ole kuidagi moodi ära peidetud ja siit saab talle kodusest võrgust või siis kiirlaadijate särtsu juurde panna. Põhjus, miks ma sellest Wranglerist üldse räägin, on imelihtne. Wrangler on läbi aegade olnud minu üks lemmikauto. Ja ta on selline mõnus, robustne. Vaadake näiteks seda varianti, kuidas kapott lahti käib, millised on uksehinged, kuidas moodi takistada, et uksed üldse tagurpidi ei läheks. Ja üks asi, mille puhul Wranglerist kuidagi mööda ei saa ja mis on ka tema ikoonilisuse põhjus, on see selline mõnus, klassikaline, kandiline välimus. Naljahambad on selle kohta öelnud, et näiteks lehm on ka oluliselt aerodünaamilisem kui Wrangler, aga lehmal on sellest infost jumala ükskõik ja tegelikult ka tõenäoliselt kõikidel Wrangleri meestel. Ja selleks, et kõik teised ja ka naabrimees aru saaksid, et sinu Wrangler on veidi erilisem, kannab see hübriid nime 4XE. Ja see hübriidsus tähendab omakorda seda, et sõitmise jaoks on olemas 3 režiimi ja selle jaoks on siin ka väike nupustik. Hübriidvariant, see tavaline variant, millal siis auto ise oma bensiinimootori ja elektri vahel seoseid loob ja kasutab neid vastavalt vajadusele. Siis on olemas siin ka nupp, mille peale on kirjutatud elektrik ja see tähendab seda, et teil on võimalus oma Wrangler lülitada ümber puhtaks elektriautoks. Ja ühe laadimisega, ühe akutäiega peaks ta tehniliste andmete järgi sõitma kuni 53 kilomeetrit. Ja see on iseenesest huvitav, sest esmakordselt elus on teil võimalik linnatingimustes näiteks oma Wrangleriga sõita niimoodi, et terve päeva jooksul kodus tööle sõites, vahepeal poes käies ei kuluta mitte ühte tilka bensiini. Ja selleks, et linnatingimustes või teile sobivates tingimustes mitte tilkagi bensiini mitte kulutada, on siin olemas ka üks e-Save'i nimeline nupp, mis siis tähendab seda, et kõik kogutud elekter pannakse tallele ja seda saab kasutada alles siis, kui te vajutate kas elektrikuluppu või tagasi end hübriidrežiimile. Ja veoskeemi valik on selles mõttes lihtne, et on kiire tagavedu, kiire nelivedu, mis valib automaatselt milliseid rattaid ja kuhu on vaja powerit juurde lisada või veidi pidurdada, siis on selline nelivedu, kus nelivedu on nii-öelda lukus ja loomulikult on siis ka olemas aeglusti. Ja loomulikult annab ta oma osa juurde ka jõudlusele. Ma ei hakka kogu tehnilist poolt siin lahti seletama, seda keda huvitab, leiab lingi video alt ja loeb ise. On ju, aga nii palju ütlen ära, et siin on peal 2-liitrine turboga bensumootor, millel on 272 hobujõudu. Ja kui see elektrimootor ka veel käima läheb, siis saavad nad kahe peale kokku koguni 380 hobujõudu. Neile, kes aga maastikusõitmist tõsisemalt võtavad, olgu öeldud, et 4XE paketi saab ka Rubiconile, mis annab teile siis täiesti elektrilise ja lille ja liblikasõbraliku maasturi koos kõige Rubiconi juurde kuuluvaga. Hea uudis on see, et selle elektrifitseerimise käigus ei ole Wrangler kaotanud mitte midagi ja midagi ei ole ohvriks toodud. Kõtlus käib ikka ära, uksed käivad eest ära, esiklaas käib alla. Lisandunud on aga see lugu, et tegelikult on maastikul sõites sellest elektrist palju abi, sest väänet madalatel pööretel on palju rohkem.
selle Wrangleri juures on paar asja sellist ka, mis mulle väga ei meeldi. Üks on see, et see kelladese süsteem on nii värvikirev ja nii palju erinevaid tulesid, vilesid ja näidikuid täis, et tegelikult võtab silme eest veits kirjuks. Aga tõenäoliselt sellega harjub ära. Teine asi, mis tahab harjumist, on see, et kui sa istud siin salongis ja vaatad autost välja, siis sa näed seda kitsast nina siin ees. Ja kui sa maastikul puude vahel mingit manööverdusi teed, siis võib väga vabalt juhtuda, et sa jätad arvestamata nende laidade poritiibadega, mida sa siit esiaknast esimese hooga ei näe. Aga see gabariiditunnetus tuleb tõenäoliselt ka harjutamise käigus. Ja siis on veel selline väike jama, et kui sa vahel tahad näiteks võtta riidepuuga kaasa pintsaku, siis seda ei ole siin Wrangleris mitte kuhugi riputada, sest ühtegi sellist riidepuu nagi või jope riputamise nagi siin ei ole. Ja siis on veel selline kahe otsaga asi, et siin on olemas küll 2 topsihoidjat ja veel nipet-näpet panipaikasid, aga minu praeguses autos on näiteks juhi ukse taskus Lederman, pussnuga, kirves, väike kokkuvolditav saag, nipukaid peotäis, 2 paari töökindaid, sääsetõrjevahend, kohvitops. Siin on selle kõige tarbeks aga ainult üks väike võrgukene. Wrangleriga sõitmine on põnev kogemus ja ma pean tunnistama, et see viimase generatsiooni Wrangler on muutnud selle auto ka üsna selliseks sõiduautolikuks, et maanteel on sellega väga mõnus sõita. Aga kui te olete näiteks igapäevaselt mõni sedaanautopidaja, siis võib-olla siia autosse ümber istudes ei saada üldse aru, miks selline auto tehtud on ja mida sellega tegema peab. On teine selline jäik ja võib-olla kergelt selline, põrutab natukene kits, kui maakeeli öelda. Aga need inimesed, kes peavad lugu maasturlusest või kasutavad näiteks kastikaid või sellised autosid, siis nende jaoks on see ideaalne auto, millega igapäevaelu elada. Lisaks sellele ei saa sa sõita maanteel rahulikult, sest silmanurgast jälgid kõiki väikseid teid, mis kuskile metsa vahel ära keeravad ja need on kõik nii väga kutsuvad ja sinna tahaks kohe vaatama minna. Ja kui sa oled linnainimene, aga ütleme selline metsasüda tiksub sees või tuksub sees, siis tegelikult annab see hübriidlahendus sulle täiesti rahulikult kogu vajamineva südamerahu ka igapäevaseks linnaliikluseks. Ma pean tunnistama, et ma olen ise paadunud diislimees, aga see hübriidlahendus koos oma sellise igapäevase elektriauto kasutuse võimalusena pani küll peas mõned tuled põlema.